Hyrox võistlusel on vaja 50 meetrit kelku tõmmata ja üldjuhul on jaotatud see 4 12,5 meetriseks rajaks. Ja distants on kõigil sama, aga raskused on siis kategooriates erinevad. Näiteks naiste Open, Women Open ehk siis naiste tavakategooria on 78 kilo kelk, meeste Open on 103 kilo kelk, naiste Pro on sama, mis meeste Open ehk siis 103 kilo ja siis meeste Pro on 153 kilo kelk tõmbamiseks. Ja kelgu tõmbamiseks on meil siis selline köis ja sellise Racers boksi sees pead seda tõmbama, ehk siis selline 2-meetrine kast, kus sa ei tohi selle joone peale astuda tõmbamise ajal ega siis sellest kastist välja, muidu saad siis penalti, üldjuhul esimene hoiatus ja siis on juba ajalised penaltid. Ja lisaks pead sa siis seisma jalgade peal, mitte sa ei tohi pikali visata seda tõmmates, aga muidu muul juhul on sul siis nii-öelda vaba valik tehnikale. Ja selle kelgu tõmbe jaoks ongi 3 põhilist tehnikat, mida tihtipeale siis kasutatakse, aga kõikidel nendel tehnikatel on mõistlik teha üks ja sama algus. Ja see üks ja sama algus on see, et sa kasutad enda keha raskust võimalikult palju selle kelgu tõmbamise jaoks, seepärast et su keha raskust saab selle kelgu nii palju lihtsamaks teha. Kui sul on suur kehamass, siis see kelk hakkab põhimõtteliselt juba ise liikuma, kui sa selle otsas ripud. Ehk siis kõikide nende tehnikatega oled siin joone taga, haarad siukse mugava kauguse pealt kinni, köies on niikuinii siuke loks sees ja nüüd esimese asjana ei hakka kohe sikutama, vaid kukud taha justkui, kukud selle nagu köie otsa ja nüüd minu keha raskusega hakkab see kelk juba põhimõtteliselt ise liikuma, vajun siia kandade peale ja nüüd tõmban oma keha sirgeks, näiteks mis iganes tehnikaga ma tahan teha ja siis näiteks siit jalutan näiteks taha. Ehk siis üritad võimalikult palju kehamassi panna mängu, sellepärast et see teeb selle lihtsalt nii palju lihtsamaks. Ja selline kõige kiirem tehnika teoorias on siis kätega tõmbamine. Muidugi siin kasutad samamoodi oma seda keha raskust, kõigepealt nagu justkui kukud taha ja nüüd hakkad nagu roniks köie otsa lakke, hakkad siit kätega tõmbama. See on kõige raskem, aga kui sa suudad selle ära teha niimoodi, siis on see ilmselt ka kõige kiirem. Aga väga paljude jaoks on see väga raske ja mõne jaoks võib-olla pea võimatu ka ja pärast seda võib-olla võistlust enam ei ole. Järgmine tehnika, mis on selline natuke populaarsem, on justkui siuke jõutõmbe tehnika, ehk siis sa praktiliselt teedki jõutõmbe, haarad siit jälle kaugelt kinni ja alati kaugelt haarad sa mõistlik käed sirgeks jätta, mitte käsi siis kõveraks tõmmata niimoodi, sest muidu käed lihtsalt väsivad ära, käsi on nagu kongs siin küljes niimoodi, hops, ja nüüd jälle esimese asjana kukun taha kandade peale ja nüüd tõmban puusa sirgeks, hops, ja nüüd ronin siia järgi, jälle hops, kukun taha, tõmban puusa sirgeks, hops, näed, väga lihtsalt tuleb. Jälle haaran siit kaugelt ja vajun kandade peale sirgeks. Ja siin siis tasub rohkem ilmselt läbi puusa seda teha, mitte siis läbi küki niimoodi, kuna Hyrox on ikkagi suures osas ka jooksuvõistlus, siis me tahame lihtsalt reitele puhkust anda nii palju kui võimalik siin reie pealsetele, ehk siis üritad rohkem läbi puusa sellist liigutust teha, mitte siis liiga palju kükki, aga jällegist ise mängid ringi. Ja kolmas tehnika on siis tagasi jalutamise tehnika. Ehk siis siin teen alustuseks selle jõutõmbe liigutuse, kukun taha jälle, teen selle jõutõmbe ja nüüd siit taha kallutatud asendist jalutan taha siia kasti lõppu, kasutan seda kasti võimalikult palju ära. Hops. Ja nüüd kas ronin mööda seda köit järgi või siis viskan selle köie üldse maha. Mul meeldib maha visata, siis on lihtsam seda siia hoiustada kõrvale, muidu ta hakkab siin jalgu jääma väga palju, aga ise katsetad ringi. Ja siis siit võtan jälle, haaran siit, tõmban sirgeks ja nüüd justkui nagu taha pikali kukkumise vältimiseks hakkan astuma järgi jalgadega, väikesed siuksed sammud kasti lõppu ja siis uuesti. Ja soovitangi siin mõelda mingisugune sammude arv, et sa ei peaks kogu aeg jälgima seda, et kas sa oled seal kasti lõpus või ei ole, vaid pigem ürita harjutada endale sisse mingisugune sammude arv. Näiteks mul on 6 sellist minisammu, mis mul siit tuleb ja siis ma olen suht kasti lõpus, ehk siis ma alustangi siit, kukun taha ja nüüd ongi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja ma olen suht siin natuke isegi varusse, aga selline mingisugune kuulikindel sammude arv, mida sa võid peas lugeda, sest seal võistlusel on suht raske seda jälgida ja kui sa astud siia joone peale, siis võib saada penalti. Alguses on üldjuhul hoiatus, pärast on penalti. Ja nüüd iga raja lõpus sa pead selle köie tegelikult üle selle joone saama. Hops, tõmbad siit täielikult üle joone ja siis siia jääb sul see köis võib-olla kuhju, siis sa pead vaatama, et ta ei jääks siia peale, sest kui ta siia peale jääb ja sa hakkad teisele poole tõmbama, siis tihtipeale ta tõmbab selle kelgu viltu. Et seda saab tulla tagasi, aga see võtab lihtsalt lisaaega. Ehk siis vaata, et ta siin peal ei oleks ja samuti pead sa vaatama siis,
et see naabri raja peale, siin on järjest need rajad, et sinu köis seal naabri rajal kellelgi teisel ees ei oleks, sa pead suht hästi siia harjutama seda voltimist, et ta jääks siia äärde. Ja võistlusel on siis mõlemal pool köis, ehk siis põhimõtteliselt, kui sa siia poole ära tõmbad, sa ei pea siin köiega midagi mässama, jooksed teisele poole, tõmbad sinna ja siis kordad seda protsessi. Ja kui sa teed doubles'i reissi, ehk siis paaris, siis on niimoodi, et üks inimene tohib ainult korraga seda siis köid tõmmata, paariline peab siin selja taga seisma, tema ei tohi samal ajal aidata selle köiega ja siis kui vahetate, siis sina lased köie maha, ta tuleb siia, võtab köie maast ja tõmbab. Ja neid vahetusi võite siis ise harjutada, ehk siis mõne jaoks on hea, kui ta tõmbab terve raja ära ja siis vahetavad teisel pool rada, aga samas mõne jaoks on võib-olla mõistlik pool rada, näiteks tugevam tõmbab esimese pool raja, sest kaugemal on kelk raskem ja siis teine paariline tõmbab ülejäänud järgi. Ja kui paariline siin taga seisab, siis ta võib ka sul aidata nii-öelda seista nagu turvamees taga ja siis sa tunned, kui sa jõuad siia kasti lõppu, sa ei pea joont vaatama, võib-olla jõuad kasti lõppu, tunned, lähed vastu teda, siis tead, et sa oled jõudnud siia jooneni enam-vähem ja siis alustad uuesti.